Eelmisel nädalal vabastas minister ametist Põllumajandus- ja Toiduameti ehk PTA peadirektori muuhulgas selle tõttu, et tema juhitav amet ei suutnud või tahtnud reageerida loomakaitse probleemidele. Üks piisk selles karikas olid järjekordsed salakaadrid, mis näitavad väidetavaid jõhkrusi ja antisanitaarsust Eesti suuruselt 3. munatootja Linnutalu farmis. Olge hoiatatud, osad lõigud kohe algavas loos ei sobi lastele ja nõrganärvilistele. Mul hakkab väga kõhe tunne mõeldes selle peale, et sellistest ettevõtetest tuleb meie toidulettidele toodang. Eesti loomakaitseaktivistide üks esileedi Kristina Mering on topelt šokis. Teda häirivad ilmsiks tulnud uued kaadrid ühest suurimast munakanalast, aga isegi rohkem, et suurt midagi pole muutunud. Ta kõnnib ka mööda laipadest. Need lihtsalt on siin. Aasta tagasi rääkisime Pealtnägijas, kuidas MTÜ Nähtamatud loomad agent töötas Eesti 3 suuremas puurikanalas ja salvestas salaja seal toimuvat, tuues ilmsiks süsteemsed rikkumised ja puudused. Siin on selline kanal, kelle kohta mul lihtsalt ei olegi sõnu. Ehkki tootjad ähvardasid algul aktiviste politsei ja kohtuga, said nad ise Põllumajandus- ja Toiduametilt rea ettekirjutusi ning mitte ainult. Selle paljastuse tagajärjel hakkas nii palju toimuma. Ja mis on kõige suurem tulemus on kindlasti see, et tänaseks päevaks on regionaal- ja põllumajandusminister esitanud Riigikogule ettepaneku kanade puurispidamine Eestis keelustada. No põhjused on ikkagi see, et me lõpuks sööksime toitu, mis on tervislik ja teisest küljest, et me piisavalt tagaksime toidu tootmise juures ka loomade heaolu. Ühelt poolt on loomaõiguslased rahul, teisalt ilmusid selle suve lõpus välja uued materjalid, mis näitavad, kuidas suuruselt 3. munatootja Linnutalu farmis pole palju muutunud. Mälupulgal laekunud piltidel ja videotel on juures ka koordinaadid ning ajamäärusena ajaleht. Kõigepealt tekib küsimus, kuidas keegi üldse minu farmi sisse sai, kuidas ta sai sinna sisse öösel ja kõige suurem hirm on see, et kes iganes see inimene oli ja kust iganes ta tuli, ta võib ju tuua meie farmi sisse mingisuguseid baktereid, haiguseid või viiruseid ja sellega võib juhtuda see, et kogu meie farm võib minna hingusele. Minu meelest on selline sissetung lubamatu ja seadusvastane tegu ja kuidagi on natuke kummastav, et nii lugupeetud saade, kui on Pealtnägija, teeb selliste inimestega koostööd. Käsi südamel, see ei ole nüüd ikkagi teie või teie kaastöötajad, kes selle materjali tegid? Ei ole. Ja te siin udutate meile? Ei ole. Ma saan baseeruda sellele, mis seal kaaskirjas on. Nad viitavad endale kui loomasõpradele. Nad ütlevad, et ärge otsige meid, te ei leia. Nad rõhuvad just sellele, et olulised on need linnud ja oluline on rääkida sellest. Järjekordsed salakaadrid näitavad sisuliselt samu probleeme, mis aasta varem. Neil on mõned üksikud sulerootsud, õieli, kaelad on paljad, seljad on suletud, tiivad on sulerootsudega. Me näeme vigastusi, me näeme, kuidas nad peavad ronima toiduni jõudmiseks üle laipade. Ja kui mõelda just selle peale, et see on siis see koht, kus tulevad meie munad, jõuavad toidukauplusesse. Kui me eeldame, et see ikkagi on meie farm, siis seal on teatavaid puudujääke kindlasti, millele me oleme sunnitud tähelepanu pöörama. Et miks need kanad on võib-olla liiga väheste sulgedega, siis leiti, et kuskil on kanala nurgas mingi vanem surnud kana vedelemas, siis oli puuri sees veel üks teiste poolt tallatud surnud kana, siis oli samamoodi üks kana liikus vabalt, kõik need kaadrid on igal juhul problemaatilised. Kuna farmis tehakse ülevaatust üks kord päevas, siis võib-olla see oligi sinna jäänud, sest need kaadrid olid ju tehtud öösel. PTA Lõunaregiooni juhataja Inge Saavo on farmi omanikega ühel nõul, et tembuga seati pigem ohtu linnud, kui toodi päevavalgele midagi uut ja erilist. Ametnik ja suurtootja ütlevad, et osad linnud näevad küll ehmatavad välja, aga ei kannata. Eks muidugi need puuris, need tiivad saavad kannatada ja suled saavad võib-olla murtud,
aga hetkel on nagu see aktsepteeritav. Saavo sõnul kontrolliti Valgamaal asuvat tööstust, kus on kokku 100 000 lindu pärast eelmise aasta nähtamatute loomade aktsiooni 5 korda, viimati selle septembri alguses. Tuvastatigi, et mõnedes puurides oli kanu lubatust rohkem ning osaliselt puudusid ette nähtud siblimismatid ja pesakohad, mis on täna valdavalt korda tehtud. Nii ametnik kui firma esindaja leiavad, et uutes kaadrites paistab üksikuid probleeme, aga mitte suuri rikkumisi. Näiteks parasiidid on nende sõnul paratamatus. Ta võib pildi peal näha õudne, aga ma ütlen, et see parasiitide probleem, mille puhul hetkel on tegemist kanaväividega, mis on väga väiksed sitikad, see probleem on meil minimaalne. Ma tean, et need väivid elavad kanalates igal pool seadmete ja pragude vahel ja sõnniku sees. Nad öösiti aktiviseeruvad, liiguvad ringi, päeval kaovad jälle tagasi ja kui ta seal kuskil muna peal on, siis nad tegelikult, kui me hommikul hakkame mune korjama, siis on uuesti kõik sitikatest puhas. Nendega tegeldakse siis, kui kanale viiakse tühjaks ja siis tehakse seal pesu ja deso korralik. Aga see ei ole nüüd midagi sellist, mille peale teie hakkasite häirekella lööma? Ei ole. Üks asi on laipu täis konteiner, mis viitab lindude suurele suremusele või prügikastide hõredale tühjendamisele. Aga võhikule on kõige ehmatavamad kannibalismi nähud, mida me isegi televaatajale ei näita. Seda nähtust ei saa heaks kiita, aga see paratamatult suurtootmises ja suurtes linnu- ja loomakarjades tekib, sellepärast et linde on väga palju koos. Ja kui on erinevaid muid mõjureid, näiteks suvine aeg on liiga palav, õhuniiskus on liiga suur ja ventilatsiooni avades tuleb liiga palju valgust sisse, siis linnud muutuvad seetõttu ärevaks ja tekitab stressi ja see kannibalism on üks selline selle stressi väljendus. Detailide kallal võib pikalt nokkida, kuid aktivistid leiavad, et tööstuslike puurikanalate lahendus on põhimõtteliselt lindu jaoks nii ebaloomulik, et kujutab piinamist. Näiteks nõue, et ühe isendi kohta peab olema A4 paberi jagu ruumi. Ja see ongi see, mis sellel linnul on, eks ju, et kui mõelda selle kana peale, et see tootja sisuliselt ütleb sellega lause, et ja, see on väga okei kanale. Ma arvan, et ei ole liiga vähe ruumi, sest samamoodi nagu kaasaegsed õrre- ja vabapidamisseadmed on ka need puurid töötatud välja teadlaste poolt 90-ndatel ja leiti, et 750 ruutsentimeetrit ehk siis natuke suurem pind, kui on A4 paber, on kanale kohane ja selge on ju see, et see puur on nii suur, et see meie puhul paarkümmend lindu saavad selle puuri piires vabalt liikuda. Kui öelda, et linnud puurides ei kannata, siis see lihtsalt ei arvestagi nende kanade olemuslike käitumuslike vajadustega, eks ju, et nad ei saa mitte ühtegi sammu elus astuda maapinnal. Nad ei käi mitte kunagi väljas. Et kogu nende elu ongi see hämar, kitsas, metallpuur, ruumikitsikus, kus pidevalt on mingisugune melu käib. Ta ei saa kunagi õrrel istuda seal, sellepärast et see õrs puuris on 10 sentimeetri kõrgusel olev toru, mis pigem praegu me näeme on ohuallikas, sellepärast et need linnud võivad sinna toru alla kinni jääda. Seetõttu ongi aktivistid agiteerinud, et täielikult vabapidamissüsteemidele üle minna. 16. septembril tutvustaski Põllumajandusministeerium plaani, mis keelaks 2026. aastast uute puurikanalate rajamise ja 2035. aastast munakanade puuris pidamise üldse. Mulle näis, et see ajalugu on nagu nii pikk sellel teemal, et miks me siin ei tee nagu seda otsust ära, et võtame erinevad osapooled laua taha ja mõtleme selle läbi ja teeme otsuse, sest siis on nagu kõigil osapooltel teada, kuhu suunas me liikumas oleme. Et ma arvan, et see otsustamatuse probleem oli nagu minu jaoks siin selle küsimuse puhul isegi üks määravamaid. 5 kuud ametis olnud Piret Hartman möönab, et aktivistide surve mängis rolli. Seda enam, et loomakaitsjate läbiv kriitika oli, et PTA on uimane, hambutu ja suurtootjate poole kaldu. Intervjuu hetkel on minister otsustanud juba ametijuhiga töösuhte lõpetada, aga ei saa seda veel avalikult öelda. Selle 5 kuu jooksul on päris palju tõsiseid probleeme avalikkuse ette tulnud, millesse tuleb täie tõsidusega suhtuda ja ma seda ka teen. Suurtootja leiab, et puurivabal pidamisel on omad probleemid. Ka seal võivad linnud hukkuda ja see on ka pisut kallim,
kuid tunnistab, et üleminek on lõpuks möödapääsmatu. Kokkuvõttes tähendab see lõpuks, et poes muutub muna tarbijale pisut kallimaks. Puurivälistes süsteemides on pidamine kallim, söödakulu on suurem, tööjõukulu on suurem, ventilatsiooni tõttu elektrikulu suurem, seal on muid probleeme, koristamine võtab palju rohkem aega, mune läheb rohkem kaotsi. Ma usun, et enamik televaatajaid on nõus, et tõesti õudne lugu nende kanadega, eks ju, aga kui nad lähevad poodi, siis valitakse ikka hinna järgi. Me peame küsima just sellest, et mitte seda, et miks see vabapidamise muna on võib-olla 10 senti paki kohta kallim, vaid mis teeb puurikanala munad nii odavaks. Millelt on kokku hoitud? Toitu peab tootma, aga seda ei tohi toota piinates, seda ei tohi toota mis tahes hinnaga, mis tahes tingimustes loomi pidades. Loomad peavad elama heades tingimustes, see on miinimum, mida me neile võlgneme.